Egiptus püüab praegu väga ettevaatlikult tegutseda. Kairo näib toetavat oma Pärsia lahe liitlasi, hoides samal ajal suhted avatuna Teheraniga ja püüdes takistada selle konflikti veelgi suuremaks paisumist. Kuigi Egiptus oli üks väheseid riike piirkonnas, mida Iraan sõja ajal ei rünnanud, sai Egiptuse majandus tugevalt kannatada kõigi meretranspordi häirete ja ebastabiilsuse tõttu. Seega Egiptuse jaoks ei ole see ainult diplomaatia küsimus. See on seotud Suessi kanali laevaliikluse kaitsmisega, piirkondliku kokkuvarisemise vältimisega ja tähtsuse säilitamisega konfliktis, kus peaaegu iga suurem Araabia pealinn hindab oma seisukohti ümber. Meiega liitub nüüd, et anda rohkem ülevaadet, Dalia Ziada, Lähis-Ida teadlane ja EastCapi Washingtoni koordinaator. Dalia, alati on tore siin D24 News Englishis näha. Kuidas täpselt Egiptus Iraani näeb? Milline on see suhe, eriti pärast sõda? Aitäh, Nicole, et mind kutsusid. Alati on rõõm sinuga koos olla. Egiptuse ja Iraani vaheline dünaamika on tõesti huvitav. Ajalooliselt on nad olnud vaenlased. Iraan nimetas ühe oma tänava üle 40 aasta Anwar Sadati tapja järgi. Kujuta ette, kui väga nad vihkasid Egiptust lihtsalt selle eest, et ta sõlmis Iisraeliga rahu. Aastate jooksul ei olnud neil diplomaatilisi suhteid ega midagi. Alles hiljuti, kui Egiptus parandas oma suhted Katari ja Türgiga ning selle Iraani-meelse teljega, hakkas Egiptus Iraanile lähenema. Ja tegelikult nägime isegi Iraani välisministrit Kairos külas käimas ja Kairos kesklinnas košaarid söömas. Ja sel ajal muutsid nad ka selle tänava nime, mis oli nimetatud Sadati tapja järgi. Sel ajal rõõmustasid inimesed Egiptuses muidugi lihtsalt taastatud suhete üle ja nii edasi. Aga paljud analüütikud, kaasa arvatud mina ise, olid väga üllatunud, kuidas me saame Iraani usaldada. Iraan pärast seda vaenulikkuse ajalugu, hoolimata oma toetusest islamistlikele rühmitustele, hoolimata sellest, et ta on teatud hetkedel selles vaenulikkuse ajaloos sihtinud Egiptuse huve. Ja olukord hakkas halvenema pärast Iraani rünnakuid Pärsia lahe Araabia riikide vastu. Mis juhtus oli see, et Egiptus asus alguses Iraani poolele. Miks? Sest Iraan võitleb Iisraeli vastu. Jälle tulid parlamendi liikmed välja ja hakkasid tegelikult Iraani toetuseks rõõmustama, hoolimata sellest, et Iraan tulistab Araabia riikide pihta. Ja see tekitas Pärsia lahe riikides suure pettumuse Egiptuse suhtes, sest nad ootasid, et Egiptus võtaks loomulikult nende poole. Ja Egiptus tol ajal, Egiptuse riik püüdsid seda õigustada sellega, mida nad nimetasid strateegilise tasakaalu poliitikaks. Minu arvates on see väga ebamõistlik poliitika, mida Egiptus püüab rakendada, et muuta end neutraalseks piirkonnas, kus keegi ei saa endale neutraalsust lubada. Ja lõpuks mõistis Egiptus, et tegi suure vea ning nüüd nad püüavad seda viga parandada Pärsia lahe riikidele lähenedes. Kuid enamik Pärsia lahe riike on nad tagasi lükanud, välja arvatud Araabia Ühendemiraadid, kes avasid hiljuti Egiptusele ukse ja ütlesid, olgu, teeme koostööd, vaatame, mida te suudate teha. Mis on Egiptuse peamine prioriteet praegu? Kas nad püüavad taastada usaldust Pärsia lahe riikide seas või püüavad nad hoida suhtlusliini avatuna Iraaniga, samal ajal tasakaalu hoides? Või on probleemid sisemised, nende enda kodumaised probleemid, millega Egiptus pärast seda sõda endiselt silmitsi seisab? Muidugi on Egiptus tohutu surve all peaaegu igast suunast. Ja taaskord on see peamiselt Egiptuse riigi, Egiptuse valitsuse ja juhtkonna halbade poliitikate tõttu. Olgu see siis välisministeerium või luure, nad teevad kõikvõimalikke vigu nii piirkondliku kui ka üldise välispoliitika osas. Ühelt poolt teame me kõik, et Egiptuse sisene majanduskriis on tohutu surve. See ei lahene nii pea, välja arvatud juhul, kui juhtub ime ja Araabia lahe riigid otsustavad taas Egiptust toetada ning päästa Egiptuse selle majanduskriisist. See on üks asi. Teine asi on vältimatu oht Punasele merele.
Punane meri on Egiptuse elutähtis veresoon. See on koht, kus asub Suessi kanal, mis on üks riigi peamisi sissetulekuallikaid. Ja sellise majanduskriisi ajal ei saa Egiptus endale lubada ühtegi häiret Punases meres. Aga me kõik teame, et on vältimatu, et Iraan laseb lõpuks Punases meres käiku oma rühmitused. Tegelikult rööviti kõige hiljuti 2 päeva tagasi Somaalias Egiptuse laev, mille pardal oli 6 meremeest. Ja Egiptus peab siiani läbirääkimisi, et nad vabastada või isegi üles leida. Nii et Egiptus teab, et see juhtub. Nad otsustasid läheneda või leida võib-olla uut värsket solidaarsust mõne Araabia lahe riigiga. Araabia Ühendemiraatide vaatenurgast oli see tegelikult ka neile võimalus, sest nad otsisid piirkonnas tugevat partnerit, sõjaliselt tugevat partnerit. Kuna neil ei õnnestu Pakistanit enda poolele võita, sest see on juba Saudi Araabia poolel, ega Türgit, sest see on juba Katari poolel. Araabia Ühendemiraatidel oli samuti vaja, ütleme nii, malendit, millega mängida ja nende jaoks oli selleks Egiptus. Huvitavad piirkondlikud dünaamikad on Lähis-Idas alati mängus. Dalia Siada, aitäh, et olite täna meiega i24 News Englishis. Aitäh!